Tänase loengu teemaks on, mis on gnostitsism. Gnostitsism on uusaegne mõiste, mille teadaolevalt võttis esmakordselt kasutusele 17. sajandil Briti teoloog ja filosoof Henry Moore, üks niinimetatud Cambridge'i platoonikutest. Ta nimetab gnostitsismiks erinevaid usulahkusid, millega polemiseeritakse Johannese ilmutusraamatu alguses. Nende hulgas olid muus hulgas ka nikolaiidid, kellele heidetakse ette kõlvatust ja ebajumalate teenimist. Uusajal hakati gnostitsismi mõistet kasutama erinevate antiikaegsete rühmituste kohta, keda põhiliselt me tundsime varasemal ajal kristlike autorite kaudu, kes nendega polemiseerivad, aga alates 20. sajandist järjest enam oleme õppinud neid tundma nende oma originaalallikate järgi. Nimelt 1945. aastal avastati täiesti juhuslikult ülem Egiptusest Nag-Hammadi nimelise paiga lähedalt maasse maetuna 13 papüüruskoodeksit, mis sisaldasid üle 50 erineva koptikeelse teose. Ja nende hulgas on suur hulk teoseid, mida siis liigitatakse gnostitsismi nimetuse alla. Gnostitsismi näol on tegemist usulise liikumisega, mis levis Rooma keisririigis alates 1. sajandi lõpust või 2. sajandi algusest ja mis püsis kuni ristiusu saamiseni Rooma riigi usundiks 4. sajandi lõpul. Kuigi gnostitsism sisaldas suurt hulka koolkondi ja kohati on nad üksikasjades nii erinevad, et alates 1990. aastatest on terve hulk teadlasi seadnud kahtluse alla, kas nii erinevaid gruppe võib üldse sellise üldnimetusega tähistada, võib ometi leida gnostilisteks nimetatud tekstidest korduvaid ideid. Neist olulisemad on idee gnoosisest, mis tähendab kreeka keeles teadmist või tunnetust. See on valitutel ilmutatud teadmine, mille kaudu on võimalik saavutada lunastus. Edasi, kõrgema sealpoolse jumala ja maailma loonud jumaluse või jumaluste vastandamine. Idee sellest, et inimese hing on jumalik element, mis on eksikombel sattunud materiaalsesse maailma ja vajab lunastust. Ning usk sellesse, et jumalik element inimeses on suguluses kõrgema jumalusega väljaspool inimest. Gnostikuteks nimetatud inimesed, gnostitsismi järgijad, moodustasid erinevaid gruppe ja kogudusi, aga suur osa nendest pidas ennast kristlasteks, kuigi nende vaated erinesid paljude oma kaasaegsete kristlaste omast. Kuid varane kristlus oligi erakordselt mitmekesine, nii et paljudki tänapäeva varakristluse uurijad kahtlevad selles, kas me 2. või isegi 3. sajandil veel saame rääkida üldse mingist peavoolust. Pigem võib rääkida algetest selle kujunemise suunas ja rangelt võttes ehk alates keiser Konstantinuse valitsuse ajast 4. sajandist. Väga aktiivsed olid gnostikud Rooma koguduses, Egiptuse erinevates kristlikes kogudustes ja tänu sellele ka need käsikirjad leiti Egiptusest. Gnostikutel oli ka oma kultuslik elu, mida me tunneme, olid palved, olid rituaalid, milles nad osalesid. Nad pidasid jumalateenistust, mis väliselt ei erinenud teiste kristlaste jumalateenistusest, kuid see, kuidas nad mõistsid ristiusu põhisõnumit, oli siiski eripärane. Nimelt on gnostikute jaoks Jeesuse isik oluline, aga mitte tema ristisurm, vaid see, et ta on sealpoolsusest tulnud Jumala eriline saadik, kes ilmutab inimestele sealpoolset Jumalat, toob neile sõnumi temast ja toob neile sõnumi sellest, et meie inimesed oleme siin maailmas otse kui vangid ja vajame vabanemist materiaalsusest ja oma kehast. Selle vabanemise saavutab inimene ilmutatud teadmise gnoosise kaudu, mille Kristus inimestele ilmutab.